Uusaeg, suurte muutuste aeg. Uusaeg algas 1500. aastate paiku ja kestab tänapäevani. Seda aega nimetatakse suurte muutuste ajaks. Maateavastustega avardus inimeste maailmapilt. Vana maailma kõrvale tuli uus maailm. Euroopasse jõudsid uued kaubad ja rikkused, rajati kolooniad. Trükikunst tegi teadmiste ja hariduse saamise kättesaadavamaks ka tavainimestele. Reformatsioon lõhkus kristliku Euroopa ühtsuse ning inimesed hakkasid rohkem samastuma oma riigi ja valitsejaga. Riigid tugevnesid, kuid rahvas ootas üha rohkem õigusi. Suurt rolli mängisid teadus ja kunst, mis muutsid arusaamu inimesest ja maailmast. 1789. aasta Prantsuse revolutsioon kuulutas vabaduse ja võrdsuse kõigile ning pani aluse uuele ajale. Eestis on uusaja alguseks, keskaja lõpuks. Peetakse 1558 kuni 1583 aastatel kestnud Liivisõda. Seejärel oldi Rootsi, Poola, Taani ja lõpuks Vene võimu all kuni iseseisvumiseni 1918. aastal. Uusaeg jaguneb kolmeks: varauusaeg 1500 kuni 1800, uusaeg kitsas mõttes 1789 kuni 1914 ja uusim aeg 20. sajand tänapäev. Varauusaja 16 kuni 17. sajandi inimese elu oli väga ebakindel. Rahvast laastasid 3 suurt nuhtlust: sõda, katk ja nälg. Need käisid sageli koos. Sõjad tõid haigusi, haigused takistasid põlluharimist ja tulemuseks oli näljahäda. Eriti raske aeg oli 16. ja 17. sajandi esimene pool, mida nimetatakse ka Euroopa suureks kriisiks. Saksamaal toimus 30-aastane sõda 1618 kuni 1648, kuhu olid haaratud paljud riigid. Kliima jahenes ja algas nõnda nimetatud väike jääaeg. Talved olid erakordselt külmad ja suved vihmased. See tõi kaasa viljaikaldused ja suuri näljahädasid. Rängim näljahäda Eestis oli aastatel 1696 kuni 1697, kui suri umbes 1/5 rahvastikust. Lisaks möllasid katkuepideemiad Eestis Põhjasõja ajal 1710 kuni 1711, mujal Euroopas varem ja hiljemgi. Hügieeni paranedes katk kadus, kuid teised nakkushaigused, rõuged, tüüfus, düsenteeria, tuberkuloos olid endiselt väga levinud. Väga suur oli imikute ja laste suremus ning keskmine eluiga oli vaid 30 kuni 40 aastat. Seega oli elu Euroopa uusaja hakul täis ohte ja kannatusi, kuid need raskused muutsid ühiskonda ning sillutasid teed uuele ajastule.